Kõigepealt alati ma tahan tänada kõiki inimesi, kes võtavad oma ilusa vaba pühapäevase päeva ja tulevad, näitavad, et nad hoolivad Eestist. Aitäh teile! See, et me siin oleme, annab Eestile lootust. Küsime endal, kelle jaoks on üldse tehtud Eesti riik. See on meie jaoks, Eesti inimeste jaoks. Mille jaoks on tehtud Eesti riik? Selleks, et meil oleks siin hea ja turvaline omakeskis koos elada. Kas teile tundub, et Kaja Kallase valitsus pakub meile seda? Mulle ka ei tundu. Kas Euroopa kõrgeim inflatsioon räägib heast elust? Kas Euroopa kalleim elekter ongi parem Eesti kõigile? Olukord on tekkinud viimase 20 aasta jooksul. See tulemus täna, et me peame hakkama reaalselt elama külmas. Euroopa Parlament võttis eelmine vastu otsuse, et temperatuuri kontoritest tuleb alandada 17 kraadini alates reedest kuni esmaspäevani ja teistel päevadel 19 kraadini, sest energia pole piisavalt. Ma näen oma silmaga, et Brüsseli pooled tänavad on pimedad, et hoida elektrit kokku. Ja mind väga huvitab, mis hakkab juhtuma talvel seoses kuritegevusega, sest Brüssel on kindlasti väga homogeenne, turvaline linn, kus elavad ainult põlisbelglased. Ilmselgelt see ei avalda mitte mingit mõju. Aga energiat on vaja kokku hoida, sest teate, Venemaa tungis kallale Ukrainale. Tungiski loomulikult. Aga samal ajal, viimase 20 aasta jooksul, on see sama Euroopa Parlament koos Euroopa riikidega viinud ellu juba rohepööret, mida meile täna üritatakse maha müüa kui ainukest lahendust meie energiakriisile. Saksamaa on kinni pannud viimase 10 aastaga enamus oma tuumaelektrijaamu. Rootsi on kinni pannud oma tuumaelektrijaamad. Saksamaa on sulgenud kivisööjaamad. Ja seda kõike poliitilises fanatismis, et me päästame planeeti ja mingid rohelised hullud vasakäärmuslikust servast nõuavad seda. Ja inimesed on andnud hääle nendele erakondadele, kes on selle ellu viinud. Ja täna nad avastavad, et oih, tänav on pime. Ebaturvaline koju minna õhtul peale tööd. Äkki keegi tuleb kallale, sest tänav on pime, elektrit pole, liiga kallis. Aga see on see tulemus, kui me üritame ellu viia uut bolševismi, milleks on nii-öelda rohepööre. Sest see valitsus kuulab rohkem Brüsselit kui oma rahvast. Me peame ju kõiki kohaliku omavalitsuse siis peaaegu mis on selle ehk maksab? 1 euro. Ma pigem räägin seda üldise väliskaubanduse ehitamist ja tänase Raasiku vallavana ehk siis kohaliku omavalitsuse juhina, et kuidas me ajalehed tänapäeval kirjutavad, seda hakkama saame. No kui me kõik teame, siis kohalik omavalitsus ühendust aasta kokku hoia, siis kohalik omavalitsus seda teha ei saa. Need teenused, mida kohalik omavalitsus peab pakkuma, need teenused tulenevad seadusest ja nende täitmine on kohustuslik. Väga õige. Täna on olukord ülipingeline. Omavalitsused üle Eestis püüavad kuidagi hakkama saada. Meie reliikvia on vabadus! Õige! Jumal hoidku meid kõiki, meid ja meie maad. Eesti eest! Oleme täna siia kogunenud selleks, et protesteerida valitsuse röövelliku elektripoliitika vastu. Ja see poliitika on tõepoolest röövelik, sest sellega kooritakse ja kurnatakse inimesi, et neid vara ära võtta ja nad vaeseks teha. Kirjutada meilt elektrijaamad Eesti poliitikute mahitus. Aga rahvas hakkas vastu, tegid meeleavaldusi nagu teie praegu. Kogus 160 000 palkirja ja meile jäid alles elektrijaamad. Kui meil on radiaatorite küljes ikkagi need termoregulaatorid, kas nad töötavad?
kas meie aknad on piisavalt tihedad, vajadusel uued kummikiivendid tuleb panna. Praegu siin meeleavaldusel ringi jalutades jääb siuke mulje ikkagi, et võrreldes talvise meeleavaldusega, kus oli samamoodi elektri liiga kõrge hinna vastu protestimine, kus oli vast ikka mingi 3-4 tuhat inimest, on nüüd siin midagi paari tuhande inimesega. Ja sellest saab järeldada ikkagi ühte, et elekter on veel Eestis jätkuvalt liiga odav koos gaasi ja kütusega. Küttepuud on odavad, kõik igasugused muud kütteklotsid, graanulid on liiga odavad. Palgad on veel liiga kõrged, inflatsioon on veel liiga madal ja üleüldse on veel Eestis inimestel liiga hea elada. Kui kohale tulema ei pea, järelikult on veel kõik liiga hästi. Aga las see aeg läheb edasi, las saavad need valimised mööda, kaovad need elektrikombid ära, tõstetakse hinnad jälle ilusasti üles, maksate suvel siin 2,5–3 eurot diiselkütuse liitri eest. Siis on juba mitukümmend tuhat töötut inimest Eestis. Inflatsioon arvatavasti on sama kõrge. Palju õnne sulle, Eesti rahvas. Oled seal ilusasti auga välja teeninud. 450 miljoni eurose paketi Saksamaale, et sakslased saaksid oma söejaamad jälle käima panna. Kui see ei ole silmakirjalikkus, siis mis asi see on? Meie peaminister sekundeeris von der Leyenile, kui ta pressikonverentsil ütles. Venemaa sõda Ukraina vastu on teinud ka viimastele kahtlejatele selgeks, kui oluline on loobuda fossiilsete energiaallikate kasutamisest veelgi kiiremini. Kui see ei ole rumalus, mis asi see siis on? Tänases energiakriisis ei ole Eestil vaja ennaktempos toimivatest lahendustest loobuda. Otse vastupidi. Põlevkivi ja küttepuud aitavad meil mitte ainult talve üle elada ja vaesumist vältida, vaid annavad meile harukordse võimaluse enda rahvusvahelist konkurentsivõimet oluliselt parandada, kui meie energia on kättesaadav ja mõistliku hinnaga. See teeb meid rikkamaks riigi ja rahvana. Mida me teha võiks? Mida me tegema peame? Me peame käivitama Eesti elektrijaamas jõude seisvad 3 energiablokki, mis annavad meile kohe täiendavalt 500 megavatti tootmisvõimsust. Ilus päiksepaistine pühapäev on jalutusilm Tallinnas. Ja täitsa normaalne. Elagu Eesti Vabariik! Tervist, mõtteroimarid, ketserid ja progressiivse inimkonna vaenlased! Olen samasugune ketser. Ma tulen metsast ja ma olen üleni mudane. Aga ma tahan lükata ümber ühe eksiarvamuse, mida on täna siin läbinisti õigel meeleavaldusel levitatud. Ärge alahinnake koopaid. Ma tulen metsast, ma olen üleni mudane, ma olen päev otsa soos ja rabas vettinud. Oleks mul olnud koobas. Ma oleksin õnnelik selle peale. Et ärge alahinnake inimkonna suuri leiutisi, koobas on üks nendest. Ilma koopata ei oleks me jõudnud püssirohuni ja me ei saaks kaotada sõdasid. Aga meil on probleem. Meid rõhuvad globalistid, satanistid, pedofiilid, sotsialistid ja muu selline feministlik, kuidas pehmelt öelda, jõledus. Ja mida me peame nendega tegema? Valimised on üks asi, valimised me võidame. Me võidame valimised! Me võidame, selles ei ole mingit kahtlust. Aga kõiki asju ei lahenda valimistega. Keegi ei ole valinud nokulaulu tädi lasteaeda. Keegi ei ole valinud kommunisti päevalehte, ülikooli, ma ei tea kuhu. Neid on kõik kohad täis. Mida me nendega teeme? Mida nendega teha? Kas te mäletate Meistrist ja Margaritas seda kohta, kus oli saatana moeetendus või riiete etendus? Ja seal oli üks juhmakas kommunistist õhtujuht, kes segas kogu aeg vahele, kui saatana teenrid tegid oma müügitööd.
Siis küsis Beemot, mida me temaga teeme? Mida me temaga teeme? Kiskuge tal pea otsast, kõlas hääl rahva hulgas. Ma arvan, et neid räpaseid isikuid käega puudutada käib minule küll üle jõu.